Mina olen Maris Jõgeva ja Vabaühenduste Liit kutsus mind, et ma natukene jagaksin oma mõtteid ja võib-olla kogemusi sellest, et kuidas panna kokku ühte vabaühenduse võimekuse parandamise projekti. Varasem töökogemus on olnud selline, et mõned aastad tagasi töötasin ma ligi 5 aastat Vabaühenduste Liidus, juhtides seda organisatsiooni ja puutudes ise kokku sellise pideva arendustööga. Enne seda aga olin just Avatud Eesti fondis sarnasele programmile, nagu praegu on Aktiivsete kodanike fond, programmi koordinaatoriks. Nii et juhendasin ka siis organisatsioone, kuidas ehitada oma projekte selleks, et saaksid mõjusad ja nende tulemusena siis päriselt ka organisatsioonid saaksid kasvada, laieneda või siis oma mõju kasvatada. Ja tänase webinariga ma proovingi siis mõningaid mõtteid teiega ka jagada. Mul väga hea meel, kui te küsite ka küsimusi. Küsimuste jaoks on kõige parem kasutada selles programmis olevat chati. Et kui te vaatate, all on selline riba, et kui peale ühele nupule on chat peale kirjutatud ja siis selle kaudu peaks siis saama oma küsimusega sidestada. Lühikese ettekande ja siis jätsin lõpust aega, mis on, et teiega siis veidi ka vestelda. Ja ma usun seda, et paljud teist on juba taotluse koostamist alustanud. Mõneti nagu juba olete kuskile tekkinud. Ma loodan, et kui ma jagan oma siis kas lugusid või võib-olla mingeid mõtteid, siis te saate otsidagi juba nendele küsimustele, mis teil on tekkinud vastuseid. Aga võib-olla lihtsalt mõtted, mis teil on tekkinud, neid ka natukene loogilisemasse järjekorda seada. Nii, ja nüüd ma proovingi minna siis slaidide juurde. Väikene. Nüüd on kõigil olemas. Kui päris algusest alustada, siis mina alustaksin sellest, et minu jaoks on üks hea taotlus selline, millel on olemas järgmised 6 komponenti. Projektil peaksid olema selged eesmärgid. Taotlusele peaks olema eelnenud parajalt põhjalik analüüs, tegevused hoolikalt valitud. Projekt oma tegevusega peaks looma uusi arengu- ja õppimisvõimalusi nii oma inimestele kui laiemalt ka kogukonnas. Asjaosalised, kõik need, kes on teie meeskonnas, organisatsioonis, võib-olla ka partnerid, kõik need, keda puudutab see plaan, võiksid olla kaasatud võimalikult varases faasis. Ja loomulikult üks hea taotlus on selline, mis on täpne, konkreetne ja järgib ja arvestab siis kõiki neid reegleid, mis on fondi poolt ette kirjutatud. Igas hästi toimivas organisatsioonis on tõenäoliselt ju läbi räägitud ja omavahel kokku lepitud, miks see vabaühendus loodud on ja mida ta päriselt oma tegevusega saavutada soovib. Kui seda tehtud ei ole, siis võib-olla see ongi esimene asi, millest alustada, sest kui vaadata lähemalt, millest organisatsioonid tegevused koosnevad, siis neid saab jagadagi nagu 2 punti. Esiteks on strateegia elluviimiseks vajalikud tegevused. Kõik see, mida me teemegi selleks, et mõju omada siis kas noorte valdkonnas või keskkonnakaitses või mõnes muus valdkonnas, kus me töötame. Teiseks on kõik need tegevused, mis puudutavad siis organisatsiooni struktuuri, ressursse, töökorraldust, kuidas me neid kasvatame, kuidas me neid paremini omavahel haakuma paneme. Kõike seda, mis on vajalik eesmärgi täitmiseks. Sest et loomulikult, kui me teame, mida me peame tegema selleks, et mõju omada haridusvaldkonnas või mõju omada eakate paremas kaasamises, siis meil selleks on vaja inimesi, meil on vaja jagada omavahel ülesanded, meil on vaja saada enda tööks vahendeid, meil on vaja tööd korraldada. Me võimekuse projekti
eesmärke seades peaksime keskenduma just viimasele, just sellele osale, mis puudutab struktuuri, ressurssi ja töökorraldust ja neile tegevustele. Aga me ei tohiks samal ajal ära unustada seda esimest, sest et lihtsalt hästi hakkama saavast meeskonnast pole kasu, kui see tegevus, mida nad teevad, ei loo lisaväärtust ja ei oma mingit mõju siis nendes ülesannetes, mis me oleme endale oma siis visiooni ja missiooniga organisatsioonis seadnud. Ma selgitan. See eesmärk, mis te ka projektile seate, peaks keskenduma muutustele organisatsioonis, mis omakorda on vajalikud selleks, et edaspidi saaks strateegiat edukamalt ellu viia. Kui vabaühendus tegutseb noortevaldkonnas, on selliseks eesmärgiks näiteks rohkemate noorte kaasamine ühistegemistesse, aga mitte tingimata siis selliste ürituste korraldamine, kus noored osaleda saavad. Või kui kogukonnaorganisatsioon oma projekti ette valmistab, siis sihiks võiks olla koostöösuhete arendamine, teistelt samalaadsete ühingutelt õppimine ja kaasavama juhtimise katsetamine ja juurutamine, kasutuste võtmine, mitte aga külasimman võib-olla ise, mis tundub selline väga hea viis inimesi kokku tuua. Kui eesmärgi sõnastamine alguses on keerukas, siis hea nipp meelde jätmiseks on see, et las see eesmärk kirjeldada soovitud seisundit. Seda seisundit, millisena me tahaksime, et meie organisatsioon toimiks, et missugune on siis see struktuur või need ressursid või töökorraldus, mis meil olema peaks olema selleks, et me saaksime oma strateegiat paremini ellu viima. Et kui seda noorteühingute näidet veel kasutada ja jätkata, siis näiteks võiks eesmärk olla, et noorteühingu tegevustes regulaarselt osalevate noorte arv on kasvanud ja kokkusaamised toimuvad ühe keskuse asemel 3. Enne taotluse koostamisele asumist tasub aga veel kord üle kontrollida, kas need sihid, mis te olete endale seadnud, siis selle sama eesmärgiga, millest me just rääkisime, lähevad kokku ka fondi enda eesmärkidega, sest edukad on konkursil just need projektid, mille tulemusena on fondi soovitud muutus tõenäoline. Näiteks aktiivsete kodanike fondi eesmärk on tugevdada vabaühenduste rolli osalusdemokraatia, kodanikuaktiivsuse, inimõiguste edendamises ja haavatavate sihtrühmade mõjujõu suurendamises. Nüüd on nagu see hetk, kus veenduda, et see, mida te plaanite teha, mille jaoks te plaanite vahendeid endale juurde küsida avalikust projekti konkursist. Kas need tegevused aitavad suurendada osalusdemokraatiat, edendada kodanikuaktiivsust ja inimõigusi, suurendada haavatavate huvirühmade mõju? Kui teie organisatsiooni tegevuse kaudu seda kõike saab, siis on teie plaan võimekuse parandamise konkursil oodatud, sest kui teie võimekus kasvab, siis kasvab ka üldse vabaühenduste roll laiemalt ja mõju osalusdemokraatiale, kodanikuaktiivsusele, inimõiguste edendamisele ja haavatavatele rühmadele samamoodi. Selleks, et eesmärk ise saaks aga täpsemaks ja järgmisena ka tegevused asjakohased, on kasulik teha veidi analüüsitööd. Piisavalt põhjalik organisatsiooni toimimise sissevaatamine annab ju infot mitte ainult selleks, et eesmärk sõnastada asjakohasemalt, aga ka selleks, et paremini põhjendada neid vajadusi, mida te ise võib-olla väga hästi oma organisatsioonis näete. Taotluses ju ka küsitakse põhjendusi eraldi, et miks just sellise eesmärgi seadsite ja mismoodi te oma sekkumisloogikani jõudsite. Need 2 punkti ootavadki hästi põhjalikke põhjendusi ja kinnitust, et see, mida te teha plaanite, ei ole lihtsalt üks uitmõte, mis on pähe tulnud, mida teha võiks, vaid tõepoolest midagi sellist, mis hiljem muutub heaks investeeringuks teie organisatsiooni edasisele tegevusele. On mitmeid viise, kuidas siis leida ülesse ja tegeleda sellega, mis organisatsioonis parajasti parandamist, suurendamist või võimestamist vajab. Organisatsiooni arengu nõustajad soovitavad kõigepealt mõeldagi sellele, et missugune see teie valik on või teie sekkumisviis oma organisatsiooni hindamisele. Võimalik on alustada sellest, et vaatate, missugused on need puudused või takistused, mis teil seni on seganud siis sellist head ja mõjusat tööd tegemast. Et siis te leiate üles, mis on see, millega neid puudusi kompenseerida või siis takistusi kõrvaldada.
Teiseks sekkumisloogikaks on kopeerida töötavaid lahendusi. Selle valiku keskmes on head praktikad, head näited ja eeskujud, mida te näete teistest organisatsioonidest. Ja mida te tunnete, et midagi sarnast võiksime ka meie teha, sest et teiste juures on see ju hästi töötanud ja toiminud. Kolmandaks võimaluseks on keskenduda puhtalt visioonile, missugune on see tuleviku nägemus teie enda organisatsioonist ja proovida hakata siis samm-sammult ehitama organisatsiooni üles nii, et ta jõuaks siis visioonile niimoodi nagu trepist üles astudes lähemale. Neljandaks võimaluseks on hästi süsteemne töö oma organisatsiooni arenguga, mis tähendab sellist pidevat organisatsiooni näitajate hindamist. Vaadatakse vajadusi, võimalusi, toimimist ja keskendutakse põhjus-tagajärg seostele. Neid sekkumisviise saab muidugi loomulikult kombineerida, neid kõiki võib kasutada, ei saa öelda, et tingimata üks oleks halvem või parem, sellepärast et missugust kasutada sõltub väga palju teie organisatsiooni olemusest, tema iseloomust, kas ta on väikene või suur, kas ta on keerukam või võib-olla lihtsama ülesehitusega ja mõneti võib-olla ka sellest, et missugune on selle projekti iseloom. Aga te võiksite teada, et missugust valikut te oma vajaduste hindamiseks kasutate ja siis tegevuste üleste leidmiseks, sellepärast et te oskate siis võib-olla mõelda nendele riskidele, mis ühe või teise valikuga kaasneda võivad. Näiteks tihti lähenetakse selle kaudu, et vaadatakse, et mingid asjad meil organisatsioonis nii hästi ei tööta. Aga kui me sel moel ainult vajadusi põhjendame või tegevusi kavandada, võivad ununeda sellised sügavamad protsessid või süsteemid organisatsiooni sees, mida muutmata ei aita ka need pisiparandused mitte. Näiteks, et kui te otsustate annetuste kogumise jaoks korraldada ühe kampaania, sest et ei ole seda kunagi teinud ja teetegi ainult ühekordse kampaania, aga samal ajal ei mõtle selle peale, et mis organisatsiooni sees vajaks muutmist selleks, et annetamine teile saaks muutuda selliseks pidevaks ja süsteemseks, siis sellest ühest kampaaniast pikemas perspektiivis ei pruugi kasu olla ja samamoodi ei toeta see sellise projekti ka jätkusuutlikkust. Heade lahenduste kopeerimisel on oluline ennast mitte petta, sest et see lahendus, mis võib-olla ühes organisatsioonis on väga hästi toimiv, ei pruugi teie organisatsioonile lisaväärtust tuua. Visioonile keskendudes vaatame tulevikku ja ununeda võib see, millises hetkes parajasti organisatsioon praegu on ja missugused tema vajadused on. Nii et te võite hakata ehitama siis nagu justkui üles midagi, mida te kujutate ette, et organisatsioonina hästi toimida võiks. Aga kui te ei arvesta nagu praeguse hetke tingimuste ja vajadustega, siis need tegevused ei pruugi töösse jätta. Nii et peale seda, kui olete võib-olla nende sekkumisvalikute üle veidi mõtisklenud, võibki alustada sellise täpsema plaani kokku sättimist ja siin ma tahaksin võib-olla siis ühe mõtte edasi anda, et ma lugesin ühte raamatut, kus nii ägedalt kirjeldati seda, et tihtipeale mõtleme, et mis meil muutuseks on vaja, et muutuseks on vaja head plaani. Tegelikult on muutuseks vaja ka tahet ja kui see tahe puudub, siis ei pruugi ka plaan tööle hakata. Ja sellepärast tasub iseendalt ka küsida seda, et kas me üldse organisatsioonina oleme valmis muutuma, kui me mõtleme sellise laienemise kasvu peale, mida see meile tähendab, kus me võiksime 3 aasta pärast olla, milline üldse võiks meie tegevustel mõju olla. Aga vaadata ka selle peale, et missugused vajadused me tegevusvaldkonnas üldse on, mis meie roll organisatsioonina praegu on nende probleemidega tegelemisel ja võib-olla missugune mõju meil võiks olla tulevikus siis nende probleemidega tegelemisel. Aga ka sellele, et mis on meid seni takistanud eesmärkide poole liikumast. Ja need kõik needsamad küsimused tegelikult aitavad siis edasi vaadata siis, kui me oleme mõelnud, et jah, et me tahaksime ära tunda võib-olla need takistused, need puudused, mis meil seni on organisatsiooni korraldamisel olnud, või me tahame leida häid ideid, mis aitavad meil siis võib-olla neid uusi praktikaid oma organisatsiooni kasutusse tulla või siis kas või mõelda selle peale, et me teame, kus me 3 aasta pärast oleme, aga et missugused on need vajalikud sammud selleks, et oma visiooni poole liikuda. Oma
tegevusvõimekuse kraadimiseks, mida ju järgmisena siis vaja oleks, et aru saada, et kus meil läheb hästi ja kus võib-olla ei lähe nii hästi, kus on meil kasvuruumi, on jällegi väga palju erinevaid võimalusi. Mõned allikad sobivad paremini probleemide takistuste äratundmiseks jällegi, teised on head võib-olla inspiratsiooni leidmiseks, kolmandad on head just selliseks süsteemseks arendustööks ja arenguga tegelemiseks. Ja võib-olla mõnda neist olete juba kasutanudki, mis on ainult hea, kui teil tegelikult juba selline väikene organisatsiooni hindamise töö on juba olemas. Kui aga mitte, siis võib-olla tekivad siit mõned mõtted. Te saate teha intervjuusid, lihtsalt vaadelda oma tegevusi, koostada analüüse andmete põhjal, mis on teil olemas või mõelda selle peale, et missuguseid andmeid üldse organisatsiooni nagu sellise tegutsemise kohta endale koguda, korraldada küsitlusi nii sihtrühmade seas kui oma meeskonnaliikmete seas, vabatahtlike seas, kaardistada tugevusi, nõrkusi. Loomulikult on võimalikud ka mõju-uuringud ja erinevad tööriistad, mis on töötatud väljagi selleks, et oma organisatsiooni võimekust hinnata. Vestlusi ja arutelusid on tõenäoliselt kõige lihtsam ette võtta, sest ikka ju on hea rääkida oma inimestega, aga nende põhjal te saate teada hinnangud ja arvamused ja need alati ei pruugi olla võib-olla kõige täpsemad, et mõista, kus nagu kuhu see näpp peale panna selleks, et aru saada, mis parandamist organisatsiooni vajab. Ühingu peamised näitajad, et mida siis üldse nagu analüüsida võib, et näiteks võib vaadata rahavoogusid, kuidas nad liiguvad, kuidas on sissetulekud, kuidas väljaminekud olnud, mille peale vahendid kuluvad, võib-olla üht-teist annab siin muuta. Saab vaadata liikmete aktiivsust ja hoiakuid, ka selle aktiivsuse ja hoiakute muutumist, vabatahtlike osalemist, muutusi selles või siis teenuseid kasutavate inimeste rahulolu. Kas miski on läinud kehvemaks? Kui on läinud kehvemaks, siis võib-olla ta vajab tegelemist. Võib-olla on kusagil olnud hoopis kiire areng ja kui on olnud kiire areng, siis tasub sellest niimoodi nagu sarvedest kinni võtta, sest organisatsioon võib vajada selle tulemusena ümberkorraldamist ja võib-olla selle uue avanenud potentsiaali ukse avamist. Erinevad tööriistad, nagu Eestis on palju juba kasutatud McKinsey võimekuse tööriista, aitavad võtta korraga ette ka siis kõik või väga palju mitmeid erinevad organisatsiooni toimimise komponente. See tähendab siis seda, et meeskonnast kas üks inimene või siis mitu hindavad organisatsiooni toimimist kindlate küsimuste alusel ja pärast siis saab neid vastuseid kas siis võrrelda või nagu ära tunda, et mis on see, mis meil võib-olla nii hästi veel korras ei ole ja mis on see, mis meil toimib. Ma toongi siin näitena need küsimused, mida McKinsey võimekuse hindamise tööriist kasutab ja ma üldse nüüd ei ütle seda, et iga organisatsioon peaks tingimata sellist hindamist regulaarselt läbi viima, sest et see küsimustik on koostatud juba ka suuremate Ameerika Ühendriikides töötavate organisatsioonide näidete põhjal. Sest teate ju ka, et kui vaatate peale, võib-olla kõigis organisatsioonides ei olegi nõukogu ja ta ei olegi otseselt vaja, kõik organisatsioonid jaoks ei ole õigusküsimused nii olulised ja palju muud. Vabaühendused on hästi erinevad ja ühed komponendid ongi ühele organisatsioonile tähtsamad kui teisele, et näiteks väiksema kogukonna organisatsiooni võimekuse hindamisel on ju palju tähtsam see, kuidas ta inimesi kaasab ja osalema motiveerib ja vähem tähtis niisuguste organisatsioonisiseste protseduuride ja töökirjelduste olemasolu. Kui on väga väike meeskond, siis vahel piisab sellest, et omavahel on lihtsalt väga selgelt ülesande jaotus kokku lepitud. Aga need komponendid, mis on selles tööriistas kirjeldatud, nad annavad väga hea info sellest, kuhu täpsemalt vaadata, kui te tahate aru saada, et mis organisatsioonis hästi võib olla. Näiteks, kui visioon ja missioon ei ole selged ja arusaadavad, täpsemaid strateegilisi eesmärke ei ole kokku lepitud, võib-olla on see miski, mis takistab meeskonnal ambitsioonikamaid tegevusi ette võtmast või põhjustab arusaamatusi, põhjustab erimeelsusi ja peaksime alustama tööst strateegiatega. Aga muidu võib-olla ilma nende küsimuste peale vaatamata lihtsalt ei tule selle peale, et endalt
seda küsida, kas me saame ühtemoodi aru, mis on see, mille nimel me tegutseme. Või siis, kas meie vabatahtlikel, meie meeskonnas olevatel inimestel on kõik need oskused, mida me ühingu tegevuseks on vaja ja kas kõik need inimesed, kellega me koos neid asju teha tahame, milleks organisatsioon kokku on tulnud, kas nad on motiveeritud tegutsema või rahastamine? Kas me sissetulekud tulevad erinevatest allikatest, sest erinevad rahastamisallikad aitavad kindlustada ennast siis erinevate riskide vastu? Ja kas me oleme suutelised ehk rohkemgi vahendeid ise leidma, mitte sõltuma siis kas projektikonkurssidest või ühest rahastajast? Võib-olla me oleme suutelised rohkem tulu ise teenima oma tegevusega ja sellega oma tulubaasi suurendama. Majanduslik ebastabiilsus on väga paljude uuringute järgi Eesti vabaühenduste jaoks üks peamiseks arengu ja tegutsemise takistajaks. Kui leiame üles siis need kohad, kus on meie arenguvajadused, siis tasub kontrollida, kas aktiivsete kodanike fond on sobilik rahastusallikas nendega tegelemiseks ja tuletada meelde, missugused on fondi ootused rahastatavatele projektidele. Nimelt otsivad ju taotluste hindajad siis ka mõneti neid märksõnu taotlustest ja loodavad siis leida üles need projektid, mis aitavad pärast hiljem ka kirjeldada fondi enda mõju ja selle rahastuse mõju kodanikuühiskonnale Eestis. Kui veidi vaadata juhendmaterjalide sisse, siis on näha, et fondi toetuse tulemusena peaks kasvama vabaühenduste tegevustes osalevate inimeste hulk, peaks paranema juhtimisprotseduurid Eesti vabaühendustes, vabaühenduste juhtimine saama läbipaistvaks ja vastutustundlikumaks. Omakorda peaks siis kasvama nende organisatsioonide hulk, mis kasutavad ja võib-olla parandavad oma töös sellised järelevalve- ja hindamissüsteeme, hindavad rohkem oma mõju, loovad uusi partnerlussuhteid ja vabaühendused teevad omavahel koostööd. See tähendab, et kui te võtate ette oma organisatsiooni vajadused ja mõtlete sellele muutusele, millele te keskenduda soovite, siis oleks väga hea, kui te saate mõelda, kas arenguprojekti tulemusena võiks kõik see või siis mõned nendest komponentidest, mis on siin loetletud, ka kasvada või kas see projekt, mida te teete, mõjutab ühte või kahte või mitut nendest eesmärkidest, mis on fondi rahastusele seatud. Et kui te teate, mida te teete, aga võib-olla juurde mõelda, et kas me vajadustega tegelemisel võiks aidata kaasa see, kui me ühendame teistega jõud, me kujundame uusi ühisettevõtmisi, kui me seni ei ole oma mõju hinnanud, kuid see oleks me edasiseks tööks vajalik, kas me saame antud projekti raames õppida ja kohandada oma tegevust nii, et mõni uus hindamise tehnika siis ka kasutusse võtta. Eesmärgid on sõnastatud, oodatavad tulemused läbi räägitud, on siis paras aeg hakata mõtlema sellele, et mis täpsemalt on need tegevused, mida oodatud tulemuste saavutamiseks ette võtta. Tavaliselt on tegevustega 2 tüüpilist häda. Esiteks on vahel nad kõigepealt olemas ja kogu siis selline tegevusplaan või ka projektitaotlused kujunevad selle ümber, millised need tegevusideed juba on. Sellisel juhul võib juhtuda, et te võtate miskit ette, mis teie enda jaoks on võib-olla huvitav ja põnev, aga see võib pikemas plaanis organisatsiooni mõju kasvatada ja aidata ka ühingu võimekusel kasvada, rääkimata siis osalusdemokraatia suurendamisest ühiskonnas. Kui tegevused on enne olemas, kui eesmärgid, ei pruugi hiljem ka need põhjendused, mida te taotluses kirjeldate, et miks te just sellist projekti ette võtate, saada veenvad. Teiseks juhtub päris tihti see, et eesmärgid saavad läbi räägitud. Meeskonnal on selge pilt, milliseid tulemusi ta projekti tulemusena näha soovib, aga siis takerdutakse sellesse, et pähe ei tule ühtki mõtet, et mida me siis päriselt selleks teha saame. Mis on see, mis aitab juhtimises vastutuse võtmist parandada või kuidas me ikkagi saaksime inimesed oma tegevustesse osalema? Esimesel juhul
see on nüüd hästi lihtsustatud näide, aga tasub olla hästi teadlik sellest, et kui ma olen kadestanud mõnda kolleegi või mõnda teist organisatsiooni, kelle ühingul on kas väga äge veebileht või kes on käinud väga põneval koolitusel ja siis tundub, et ka meie võiksime midagi sarnast ju teha, siis võiks lihtsalt korraks kriitiliselt mõelda, et kas tegelikult meie vajadused lähevad kokku nende samade siis põhjendustega, miks teised organisatsioonid midagi sarnast ette võtsid. Teisel juhul aga, et otsida üles, missugused need väga head ja mõjusad tegevused olla võiksid, ma loodan, et mõned minu mõtted on nüüd teile abiks. Nii et kuidas siis oma tegevusi ja fookusi valida, kui ma tean, kus me ühingu vajadused on kõige suuremad? Kõigepealt võib-olla tuletaks meelde seda, kuidas organisatsioon üldse toimib. Kui paigas on missioon, visioon, strateegia, kujunevad nende põhjal tavaliselt tegevused, kõik see, mis on vaja teha selleks, et strateegiat ellu viia ning nende tegevuste hästi välja tulemiseks me lepime kokku, milline on meie organisatsiooni sees töökorraldus. Kuidas me suhtleme liikmetega, kuidas kutsume inimesi osalema, kust otsime tegevusteks raha ja kes seda teeb, kuidas oma tegemistest räägime, kui paljusid teenuseid arendame. Arenguprojekti tegevused võivad nügida ja puudutada kõiki neid 3 erinevat tasandit, aga nad võivad keskenduda ka ühele või teisele või siis kolmandale või siis tööprotsesside ja töökorralduse tasandile. Kõik sõltub sellest, missugused need olulisemad vajadused parajasti on. Üldjuhul jagunevad tegevused, otsused tegevuste kohta 3. Mis on see, mida me peaksime alustama selleks, et kasvada, laieneda, teha midagi paremini. Mis on see, mida me peaksime lõpetama, sellepärast, et see praktika või tegevus enam ei toimi ja võib-olla on siis vaja mingit asendust sellele, mida me enam tegema ei peaks. Ja 3. mis on see, mida parandada. Näiteks, kui lihtne analüüs on toonud välja, et millegipärast on viimastel aastatel meie sihtrühmade huvi meie traditsiooniliste kokkusaamiste vastu kahanenud, see ei ole enam nii suur kui varem, siis tasub enne selle nagu selliste heade kokkusaamiste lõpetamist kõigepealt uurida täpsemalt, et mis on huvilanguse põhjused, kas need täidavad veel oma eesmärki, milleks nad said algatatud või kui sellel kokkusaamisel on kogukonna hoidmiseks siiski oluline roll, võib-olla tasuks leida nendele lihtsalt uus formaat, teha neid lihtsalt teistmoodi. Konkreetsemateks tegevusteks, mis siis võivad sellisel juhul olla, ongi see, et uurida välja, kuidas inimesed üldse suhelda soovivad, mis on nende motivatsioon. Võib-olla on need ajad, kus me oleme inimesi kokku kutsunud, olnud valed ja enam ei sobi. Võib-olla saab kasutada tehnoloogilisi vahendeid, võib-olla see sisu, mida me oleme pakkunud, ei ole enam see, mis hästi toimiks. Tegevusideid otsides tasub mõelda ka sellele, et kui me näeme vajadust kindla muutuse järele, siis missugused need muutused peaksid olema, mis käivad kaasa me kokkulepetes ja ühingu toimimiseks. Näiteks, et kui me tahame muuta juhtimist läbipaistvamaks organisatsioonis, siis ei piisa sellest, et muudame mingit ühte reeglit kusagil dokumendis, vaid tuleb mõelda, milliseid uusi kokkuleppeid meil organisatsiooni siseselt üldse vaja on. Kas juhatuse liikmetele tekivad täiendavad kohustused, kas nad vajavad selleks ka mingeid uusi oskusi, kas meil on võib-olla vaja mingit mõnusat, ägedat digitaalset tööriista oma veebilehele, mis hakkab näitama me tulemusi hästi avalikult või hoopis miskit muud. Teine punt muutusi on käitumuslikud. Jällegi, kui me teame, mis on need valdkonnad, kus meil ühinguna ja meie inimestel on vaja õppida ja hakata tegutsema teistmoodi, siis millised on need tegevused, mis aitavad uutmoodi tegutsemist organisatsiooni tuua. Selleks jällegi võivad olla koolitused, aga ka teiste organisatsioonidega kogemuste vahetamine, uute viiside katsetamine, proovimine, kas see sobib meie tegevusloogikasse või siis mitte. Ja 3. muutuste grupp hõlmab siis kõike seda, kuidas me tööd teeme, jällegi selliseid organisatsiooni siseseid töökorraldusi.
Kui tegevusideed hakkavad selguma, siis võib-olla on abiks ka need mõned küsimused, mis siin slaidi peal on, mis aitavad mõjusamad välja valida. Kas see, mida me nagu oma tegevustest leidsime, mida me tahaksime ette võtta, kas nad nende tulemusteni aitavad jõuda, mis me oleme varem sõnastanud, mis on need tulemused, mis meid eesmärgi poole aitavad. Teiseks vaadata, kas organisatsiooni sisse väljapoole suunatud tegevused on omavahel tasakaalus. Et kui me keskendume liiga palju, siis võib-olla meeskonnasisestele vajadustele, aga unustame ära oma plaanis need inimesed, kellega koos me töötame ja kelle heaks me töötame ja need partnerid, kellega meil on vaja koostööd teha, siis ühel hetkel võib ka juhtuda, et me tegelikult nagu kaotame ära sellise tugeva seose oma oluliste mõjuteguritega. Projektid on erinevad ja võib-olla see, kui palju siseasjadega tegeleda, kui palju ümbritsevale keskenduda, see erineb ka suuresti sõltuvalt siis eesmärkidest. Mõelge ka sellele, kas teie tegevuskava on liidetud mõned sellised tegevused, mille abil saab meeskonda või liikmeskonda muutustega paremini kaasa tuua. Näiteks üldkoosolekutel või muudel kokkusaamistel, üritustel, arutada kommunikatsiooni või arutada prioriteetide seadmist puudutavat, uute strateegiate kujundamisel teha seda võimalikult laia ringi osalistega koos, tegevuse laiendamisel otsida võimalusi, kuidas jagada vastutust ja tegevusi liikmete vahel, nii et nad saaksid võtta mitte nagu sellist passiivset liikmesoleku rolli, vaid palju suuremat vastutust kõiges selles, mida te oma organisatsiooniga teete. Teiseks on tähtis adresseerida neid harjumusi, mis organisatsioonil on olemas ja mis võib-olla on arengus takistuseks saanud. Näiteks kui probleemiks on, et liikmed ei räägi kaasa, siis katsetage võib-olla mõne otsuse vastuvõtmist hoopis uuel moel. Hiljem tulge kokku üheks analüüsikoosolekuks, leppige kokku, mis on see, mis töötas, mis on võib-olla oli ebamugav ja siis vaadake, et kas siis sellist tavapärast otsustamist saab muuta. Ja oluline on mõelda ka tegevustele, mis aitavad neid uusi lahendusi kinnistada või neid püsivana hoidma. Näiteks, kui te alustate projekti raames koostööd kohaliku omavalitsusega, lisage juba sellesse projekti tegevuskavva mõned katsetused koostööst. Et kui projekt lõpeb, siis need kokkusaamised saaksid regulaarseks ja saaksid jätkuda. Päris tihti on olnud seda, et näiteks organisatsioonid leiavad, et nad võiksid laiendada oma teenust või siis muuta seda selliseks paremini efektiivsemaks, mõjusamaks ja rääkida kohaliku omavalitsusega läbi, et kohalik omavalitsus ühel hetkel kas siis hakkab seda teenust kas ostma või osaliselt ka rahastama selleks, et seda vallaelanikele või linnaelanikele pakkuda. Ja keskendutakse väga palju teenuse enda kvaliteedile ja selle pakkumisele, aga võib-olla ei tegeleta sellega, et juba kohaliku omavalitsusega rääkida läbi, et missugune võiks olla see edasine koostööleppe, missugused võiksid olla tulevikuplaanid. Üks hea arendusprojekt on selline, mille tegevuskava tegelikult sellised tulevikuks ettevalmistavad tegevused saab kenasti sisse integreerida, sest et jällegi nad aitavad selle projekti jätkusuutlikkust tagada. Ja kelle jaoks nüüd praegu kogu see jutt oli natukene liiga teoreetiline, liiga üldsõnaline ja keeruline, siis võib-olla kõige lihtsam nipp nende tegevuste ülesleidmiseks, mis aitavad meil selle mõjuni jõuda ja eesmärgini jõuda, on see, et kui te olete enda jaoks pannud kirja need tulemused, kuhu te projektiga jõuda soovite, siis võtke üks paberileht iga tulemuse kohta, pange see tulemus sinna lehe peale kirja ja tehke oma meeskonnas, väiksemas meeskonnas, võib-olla kahekesi, võib-olla kolmekesi, võib-olla rohkemakesi, lihtsalt üks ajurünnak, kus kõik inimesed saavad alguses pakkuda välja neid ettepanekuid ja ideid tegevustest, mis võiksid aidata siis selle konkreetse tulemuseni jõuda. Siis hiljem vaadake, missugune see saak on olnud, grupeerige need tulemused, võtke välja need, mis tunduvad ebaloogilised või mis selle tulemuseni võib-olla nagu reaalselt mõeldes päriselt meid ei aita. Võib-olla mõned ideed pange omavahel kokku ja ma usun, et te saate juba sellise päris hea
tegevusplaani. Ja veel viimane kontroll, kui siis tegevused kirjas on selline hästi lihtne tööriist. Vaadake oma loogikale peale, et kas see probleem, mida te lahendada soovite, mille te olete üles leidnud oma organisatsiooni toimimises, et kas see probleem on ikka päriselt probleem. Need lahendused, mis te olete vaadanud, et võiksid aidata teil seda probleemi lahendada, kas nad päriselt aitavad seda lahendada? Kas see tegevusplaan, mille te kokku olete pannud, kas ta aitab viia lahendusteni? Ja kas see, kuidas teil praegu on organisatsioonist juhtimine korraldatud või võib-olla need lisasammud, mida te plaanite projekti raames just juhtimise parandamiseks, kas need aitavad lahendust ellu viia? Ja kui saate vastata kõigile neile küsimustele jah, siis ei tohiks ju üldse olla probleemi ka selle plaani vettpidavuses. Mõtleme korraks veel aktiivsete kodanike fondi eesmärgile. Tugevdada vabaühenduste rolli osalusdemokraatia, kodanikuaktiivsuse ja inimõiguste edendamises ning haavatavate sihtrühmade mõjujõu suurendamises. Osalusdemokraatia, kodanikuaktiivsuse ja inimõiguste edendamise üheks eeltingimuseks on teadlikud ja aktiivsed kodanikud, kes oskavad ja ka tahavad neid puudutavates otsustes ja võib-olla ka ühiskonnas laiemalt kaasa rääkida. Nii võiks iga projekti ettevalmistaja mõelda ka sellele, kuidas plaanitud tegevustega lisaväärtusena üht-teist kodaniku hariduslikku kaasa tuua. Mulle väga meeldib kontseptsioon sellest, kuidas vabaühendused on hea kodaniku kasvulavaks, sest on üsna tõenäoline ka, et kui te vaatate peale oma tegevusplaanidele, siis te leiate sealt üsna palju selliseid tegevusi, mis ongi oma iseloomult kodanikuhariduslikud. Te pakute inimestele juurde teadmisi, oskusi ja võimalusi aktiivse kodanikuna targalt tegutsemiseks. Siiski võib-olla mõned näited, mille peale mõelda, et oma tegevusplaaniga saaksite veel rohkem aidata kaasa sellele, et vabaühenduste roll kodanikuhariduses saaks mõjusamaks. Näiteks, kui te plaanite suurendada oma mõju huvikaitseorganisatsioonina, leidke võimalus, kuidas liikmeid või sihtrühmi tuua rohkem oma seisukohtade kujundamisse. Isegi kui see näeb alguses keeruline ja võib-olla nad on öelnud, et teie olete juba spetsialistid, asjatundjad ja teate kõige paremini, neil pole huvi või mingi põhjuse nad ei saa osaleda, siis proovige leida need viisid, kuidas ikkagi kutsuda neid kaasa mõtlema. Mida rohkem inimesi saab harjumuse neid puudutava arutamises osalemisest, seda kasulikum on see ju kodanikuühiskonnale. Ja teine näide. Väga paljud uuringud näitavad seda, et eakad ja ka noored on proportsionaalselt palju vähem ühistegevustesse kaasatud kui teised ühiskonnarühmad. Nii et kui teie sihiks on oma tegevuse ulatuse laiendamine või jõudmine uute sihtrühmadeni, siis võib-olla leiate just viisid, kuidas neid vanuserühmi kõnetada ja oma missiooni juurde liita. See võib olla keeruline, aga jällegi, kui te hakkama saate, siis te olete juba ise ka võimekam sellest kogemusest juba ja väga palju mõjutanud ka osalust kodanikuühiskonnas. Teine minu jaoks hästi oluline komponent kodanikuühiskonna arengusse panustavate projektide juures on see, et iga projekti juures võiks alates projekti plaanimisest, tegevuskava kokkuleppimisest kuni tegevuste elluviimise ja hindamiseni välja olla kõik need osalised, kes kuidagi teie tegevustega kokku puutuvad. Nii et te võiksite olla võimalikult avatud ja kaasav juba oma tegevusi plaanides ja läbi viies. Esiteks toetab see muidugi kodanikuharidust, millest just juttu tegime, aga teiseks aitab see vabakonnas tekitada harjumusi, mida tihtipeale kõva häälega me nõuame avalikult sektorilt. Kolmandaks saavad nii tegevusvalikud kui otsused erinevate osaliste arvamuste ja vaadetega arvestatavaks ja kui üldse rääkida kaasamisest, siis kaasamise puhul ju alati ongi ju peamine eesmärk see, et saada parema kvaliteediga otsused ja leida üles paremad lahendused. Nii et kokkuvõtlikult kaasavalt ise tegutsedes me teemegi paremaid valikuid ja kvaliteetsemaid otsuseid ka kõiges selles, mis meie enda organisatsiooni tegevusvõimekust puudutab. Näiteks on ju hästi ebaloogiline, et kui me otsime viise liikmete või vabatahtlike aktiivsemaks osalemiseks,
et me ei räägi liikmete või vabatahtlikega sellest, mis neid osalema motiveerib või millised on nende ootused või mis on seni nende osalemist takistanud. Või kui me tahame parandada partnerlussuhteid või luua koostöövõrgustikke, me ei pruugi tunda ära võimalikke kokkuleppeid ilma partneritega üksipulgi koostööd puudutavat läbi rääkimata. Või kui me leiame, et me võiksime kaasata enam eakaid oma töösse, on ju hästi loogiline mõelda see tegevusplaan, kuidas seda teha, mõelda see tegevusplaan välja eakate endiga koos. Need põhiküsimused siis sellest, et kui mõelda, et kuidas olla avatum ja kaasavam, ongi need, et mis teemadel, millal ja kuidas kellegagi läbi rääkida. Täpsustada, kellega ja kuidas koostööd teha, võib kaardistada oma ühingu siht- ja sidusrühmad. Need, keda otseselt teie tegevused mõjutavad ja need, kelle kaudu te saate oma sihtrühmi mõjutada. Vahel on sellist kaardistust vaja juba enne projektiplaani koostamist, sest et see aitab valida tegevusi ja tunda ära need hädavajalikud partnerid. Ja mõnel juhul sobib selline täpsem kaardistus, aga projekti tegevuskavva asju läbi arutada ja koostöökohti otsida saab ju pea kõikidel teemadel. Ja ka jällegi, kõik sõltub teie sihtidest ja konkreetsemast plaanist. Oma meeskondi ja partnerid tasub aga selles mõttes ka hoida, et mitte kaasamisega nii-öelda hulluks minna ja kedagi liialt ära väsitada. Et projektimeeskond ikkagi võtaks sellise kokkuvõtete tegevuse, ettevalmistused ja koordineerimise enda peale, et see selline ühine tegutsemine saaks võimalikult sisukas. Ja viimaseks, kui te projektiplaani koostate, siis jätke kindlasti aega, et kontrollida veel kord oma plaan hiljem üle. Kas see sai konkreetne, täpne, arusaadav ning pika ettevalmistuste tulemusena pole nihkunud eemale võib-olla nendest raamidest, mis projektile seatud olid. Ühe plaani koostamine võib olla parajalt pikk protsess ja kui te olete lõpusirgel, siis võiksite paluda mõnel meeskonnaliikmel või heal tuttaval see taotlus korra läbi lugeda ja anda tagasisidet, kas tema jaoks on ka kõik see, mis kirja on saanud, arusaadav, konkreetne, tegevused seotud eesmärkidega. Üldjuhul ootavad taotluste hindajad seda, et te olete oma tegevusi ja plaane kirjeldades võimalikult detailsed, aga teisalt tasub alati vältida pikka tühja juttu, sest selle sees võib olulisem info varju jääda ja kui tegelikult need inimesed, kes taotlust loevad ja peaksid ütlema suhteliselt kiiresti, et kas selle plaanil on mõju või mitte, siis nad tahaksid nagu selle, mis tähtis on, võimalikult lihtsalt ka üles leida. Kindlasti tasub uuesti võrrelda tegevuskava ja eelarvet. Kas kõik plaanitud tegevused, nendega kaasnevad kulud on eelarves arvesse võetud ja siis, kui eelarve vajab selgitamist, siis kindlasti seda ka teha, mille põhjal te olete sellised numbrid, kas siis üldkulu või ürituste korraldamise või analüüsi koostamise kuluna saanud. Ja kes tunneb end ebakindlalt taotluse erinevatele punktidele vastates või eelarvet koostades, siis kõigepealt ma soovitan lugeda taotluse koostamise juhist, mis on Aktiivsete Kodanike Fondi veebilehel olemas. Aga kui sellest vastust ei leia, siis kindlasti küsige koordinaatorilt üle ja olen täiesti kindel, et need vastused te ka leiate. Ja nüüd mina oma pika jutuga olen valmis saanud. Ma loodan, et üht-teist kasulikku ma teile edasi sain anda. Tänan teid ja kui nüüd kellelgi on küsimusi, siis võib neid lahkelt küsida. Ma vaatan, et siia chatiruumi ei ole küll midagi tulnud, aga kui on teil mikrofon lahti, siis võite küsida ka täitsa niimoodi kõva häälega.
Nii, tundub, et küsimusi ei ole ja keegi... Ahaa, üks küsimus tuli. Kas fookus peaks olema rohkem organisatsiooni sisemistel teemadel või ka võib teha näiteks koolitusi sihtgrupile? See on hea küsimus, sellepärast sest et kõigepealt ma peaksin ütlema, et tegelikult peaks fookus olema organisatsiooni sisemistel teemadel, aga ma arvan, et päris palju selliseid erinevaid katsetusi, koolitusi ja tegevusi, mida te tahate oma sihtrühmale teha, te võite selle projekti plaanis ka selles projektis ette võtta ainult sellisel juhul, kui need on midagi uut, mida te katsetate või need koolitused on vajalikud selleks, et seda sihtgruppi paremini siis rohkem kaasata teie nagu tulevikus teie organisatsiooni tegevustesse ja luua nagu mingisuguseid uusi koostöötavasid, kokkusaamise viise. Et kui te mõtlete selle peale, et teie sihtrühmad vajavad mingeid koolitusi või treeninguid või uusi oskusi või uusi teadmisi selleks, et see teie organisatsiooni mõju saaks olla suurem, siis need võivad olla projekti plaanis, kui te nagu näitate ära, et kuidas need koolitused mitte ainult ei aita sihtrühma edasi, vaid mõjuvad tulevikus teie organisatsioonile. Mis seletasin seda praegu keerukalt, aga ma loodan, et see mõte oli arusaadav. Ja kui ei olnud, siis Eleri võib korraks täpsustada. Arusaadav, aitäh. Kas on veel küsimus või paar kellelgi? Kui mitte, siis peamegi lõpetama. Aitäh, teiega oli väga tore ja ma loodan, et tänu nüüd aktiivsete kodanike fondile meil tegelikult on rohkem vabaühendusi, kes mõtlevad selle peale, et nende mõju võiks olla suurem ja nende roll kodanikuühiskonna kujundamisel veelgi olulisem ning et kokku saavad head projektiplaanid, mis leiavad ka toetust ja rahastust ja seeläbi siis hiljem kasvab ka kogu kodanikuühiskond. Aitäh teile ja kohtumisteni!